Tere, Toivo! Tere, Helle! Me oleme siin nüüd koos, et rääkida meie isa palvest. Me oleme juba arutlenud selle esimese fraasi üle ja nüüd me tuleme järgmiste juurde. Ma arvan, et see on väga hea, et me seda teeme, sest me sageli palvetame seda palvet koguduste keskel ja kodudes ka, võib-olla õhtupalvena, et see kipub võib-olla vahel automaatseks minema. Et selles mõttes, et kui me sellest nagu räägime ja mõtiskleme ja süveneme sellesse, siis äkki aitab see meil palvetada ka paremini. No ma arvan, et see aitab meid palvetada paremini, aga see aitab meid ka palvetada meie isa palvet sagedamini. Mulle näib, et on niisuguseid kristlikke traditsioone, kus meie isa palve on rohkem kasutusel, kui võib-olla vabakogudustes on. Aga võiks olla rohkem. See on ju Jeesuse enda õpetatud palve. Just. Ja me täna tuleme siis selle fraasi juurde, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Kui me nüüd seda natuke lammutame seal ja keskendume sellele sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, siis kuidas sulle tundub, kas need on kaks eraldi palvet või kuuluvad nad kokku või kuidas sa nagu vaatad neid? No tegelikult need palvesõnad, need read meie isa palves on väga laetud, nad on kokku surutud. Mina saan mõnikord niisuguseid faile e-mailiga, mis on kokku surutud failid, kokku pakitud failid, et mul on tunne, et Jeesus õpetas oma jüngritele ka nende fraasidega midagi, mis on kokku pakitud ja mida tuleb natukene lahti pakkida, et need erinevad failid sealt välja tuleks või need erinevad sõnumid sealt välja tuleks. Mulle tundub, et nad kuuluvad kokku nii, nagu kuuluvad kokku mündi kaks erinevat poolt, et nad on ühe sama asja erinevad küljed, need on sarnane ja erinevus, sama, aga mitte päriselt sama. Ja võib-olla, et võiks öelda niiviisi, et see sarnasus ja erinevus ehk seisnebki selles, et sinu tahtmine sündigu nagu taevas. Kui me ütleme seda, et Jumala tahe sünnib taevas, siis ilmselt meil ei ole väga suurt kahtlust, et seal taevariigis või seal, kus Jumal valitseb, et seal tõesti tema tahe ka sünnib. See kuidagi tundub täiesti loomulik. Aga siin maa peal tundub, et on nagu takistusi. Nii imelik, kui seda ka on mõelda, et Jumala tahtele võivad olla mingisugused takistused. Aga võib-olla, et inimene ise mõnikord on üheks suuremaks takistuseks Jumala tahte teostumisele. Nii et siin on sarnasust ja siin on erinevust ka. Aga kui me nüüd palvetame, et sinu riik tulgu, siis me ju tegelikult loodame, et siis Jumala riik tulebki, eks ole, siin maa peal, nii nagu seal taevas, et kas sa märkad kuskil, et Jumala riik on nagu kohal või et midagi juhtub Jumala riiklikku või kus sa seda näed? No võib-olla, et kõigepealt võikski öelda seda, et mis see Jumala riik siis on või mis see taevariik siis on. Et lihtsalt öeldes võib-olla keegi oskab keeruliselt ka öelda, aga mina oskan lihtsalt öelda, on Jumala riik seal, taevariik on seal, kus Jumal valitseb, kus on tema valitsusvõim. See ongi taevariik, see ongi Jumala riik. Piibel ütleb ka, et õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus, aga õigus, rahu ja rõõm käivadki kaasas sellega, kui Jumal on lähedal. Ja see ülesanne, mis on andnud kristlikule kogudusele ja Jeesuse jüngritele ja miks Jeesus kutsus üles ka oma jüngreid niiviisi palvetama, võibki olla just nimelt selles, et me oleksime Jumala riigi levitajad, et me looksime seda keskkonda, kus Jumala tahe suuremal määral teostub. Ja kui sa küsid, et kus siis me näeme neid märke, kas me neid märke kuskil näeme? Et me kipume võib-olla vahest mõtlema, et see on kuidagi siin minu sees ja et kõik on need sisemised sellised protsessid, mis kuidagi väljendavad seda. Kas me kuidagi nagu näeme seda ka meie ümber Jumala riiki? Mina küll arvan, et me näeme, et need Jumala riigi märgid on meie keskel ja me peaksime neid ära tundma, kui me võrdleme enda ümber toimuvat elu
tavaliselt me näeme just neid negatiivseid asju paremini ja kergemini, mis ei ole Jumala riigi märgid, kipume seda nägema. Aga püüame vaadata ka seda, mis on need positiivsed märgid, mis räägivad sellest, et Jumal tegutseb. Mina olen seesama eile, täna ja igavesti, ütleb Issand. Ja kui tema tegutseb, mida ta siis teeb? Ma arvan, et see, kui keegi annab kellelegi andeks, on Jumala riigi märk. See, kui väikesest algatusest saab midagi suurt, on kahtlemata Jumala riigi märk. Viimased võivad saada esimeseks, ütles Jeesus, ja iseloomustas sellega Jumala riiki. Taevariik tähendamissõnades on väikene sinepivakene, on väikene pärmitükikene, mis terve taigna ajab hapnema ja see paisub ja levib ja sellest saab hea küpsetise siis. Et need on, ma arvan, need märgid ja kui me vaatame nagu inimeste elu muutust, siis kahtlemata see, kui keegi saab parema suuna, kui keegi kogeb andestust, annab andeks, kui Jumal uuendab, siis need on kõik Jumala riigi märgid. Et mõnikord me sinu tahtmine sündigu tõlgendame, ja võib-olla me räägime sellest natuke rohkem varsti ka, tõlgendame seda väga nagu individuaalselt, et kuidas mina peaksin käituma, et see vastaks Jumala konspektile, et see vastaks Jumala tahtele. Aga võib-olla me võiksimegi selles vestluses kohe julgelt öelda, et Jumala tahe on see, kus on pääste, kus on vabanemine, kus on uue alguse võimalus, kus on võimalus minna edasi sealt, kus tundub olevat tupiktee. See on, mis räägib meile Jumala tegutsemisest selles maailmas. No see kõlab kõik väga hästi, aga kas oskad mulle mõne praktilise näite ka tuua? No mina ütleks niiviisi, et kui me räägime Jumala riigi märkidest ja sellest, mida tema teeb. Ma alles hiljaaegu lugesin ühest sportlasest, kes sai olümpiamedali ja ta annetas selle olümpiamedali eest saadud raha ühe lapse raviks. See ravi oli, see oli üks Poola sportlane. Ma arvan, et see on Jumala riigi märk, kui keegi midagi niisugust teeb. Ja muidugi selles loos, mida ma siis lugesin, ei olnud isegi kirjas, kas ta oli koguduse liige kuskil või ei olnud koguduse liige kuskil. Et see on veel omaette teema, aga mina usun, et seal, kus niisuguseid samme astutakse, on Jumal lähedal ja Jumal teeb midagi ja Jumal jätkab oma tegevust ja jätkab oma tööd. No ma arvan, et tegelikult võid sina tuua ka terve hulga väga toredaid näiteid selle kohta, kuidas näiteks on võimalik arenguvaldkonnas tegutseda, kuidas on võimalik looduse valdkonnas tegutseda, leppimise valdkonnas tegutseda, et see on kahtlemata selline valdkond. No võib-olla me tuleme veel nende praktiliste lugude juurde ka, aga Toivo, sa oled selline kirjanduse inimene. Sa armastad luuletusi, sa ikka vahest loed meile luuletusi ette ja siis sa kirjutad ise ka luuletusi. Aga ma tean, et sul on peas ka üks Juhan Viidingu luuletus, mis väga sobiks praegu siia meie sellesse arutelu konteksti. Et kas sa loeksid meile selle Juhan Viidingu luuletuse ja siis me vaataksime, mida see meile ütleb? Proovime, kas mul ikka on peas. See luuletus on väga lühike. Tahtmine on taevariik, saamine riigi piir. Selle maapealse paradiisi pikk viltune valguskiir. No mida see luuletus sulle ütleb? Miks sul see peas on ja kuidas see peaks meid kõnetama? No see on mul peas sellepärast, et ma olen kasvanud üles ja oma noorpõlves õppinud lugema luulekeelt, sest kasvades nõukogude perioodil, kus usuasjad ei olnud ju ühiskonnas nii nähtavad ja need olid pigem sordiini all ja lükatud kõrvale, oli luule niisugune valdkond, kus oli võimalik rohkem öelda, kui muidu sai öelda. Ja sellepärast luule muutus minu jaoks väga oluliseks, aga võib-olla et üldse noore inimese elus, see on mul noorusest peale muideks see luuletus peas. Ma arvan, et ülikooli ajast või keskkooli ajast ma ise ka olen üllatunud, et on ikka veel peas. Nii et see on sellest ajast pärit. Kuigi ma arvan, et Juhan Viiding selles raamatus, kus ta seda kirjutab ja selles luuletuses, konkreetses luuletuses, pigem
peab silmas ikkagi seda maist paradiisi, kus ei ole võimalik saavutada seda, mida sa igatsed, kus su unistused luhtuvad. Siin on oma niisugune tume ja pessimistlik noot ka selles luuletuses olemas. Aga ikkagi on tore mõelda, eks ole, et see jõuab ka luuletustesse, seesama teema. Ja võib-olla kõnetab inimesi, kes meie isa palvet niimoodi igapäevaselt ei loe ja ei kasuta ja seda oma elus ei rakenda. Aga lähme oma jutuga edasi ja ma tahaksin küsida su käest midagi selle kohta, et sa tead, teoloogid kasutavad sellist kontseptsiooni nagu Jumala riigist just rääkides, sellist kontseptsiooni nagu juba nüüd, aga mitte veel. Väljendamaks seda pinget, eks ole, et mingid märgid on, midagi me juba näeme, aga tegelikult ikka see ei ole veel käes. Et me ju tajume seda pinget ka oma igapäevaelus, eks ole, me palvetame ja kõik palved ei saa vastuseid ja me ootame, et Jumala riik ilmuks selles teises konkreetses olukorras. Vahest ilmub, vahest nagu päris ei ilmu. Et mis sinu jaoks on raskem? Kas oodata seda Jumala riiki, seda, mida me tegelikult veel käes ei ole või me ei saa seda nagu veel kätte võtta niimoodi, või siis tegelikult märgata seda, mis juba on olemas. Et kas seal on ka, tajud sa mingit pinget ja mis on sinu jaoks raskem? No teoloogid ütlevad niiviisi, et Jeesuses Kristuses on Jumala riik tulnud meie keskele, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja Kristuses on ta juba tulnud, Kristuses on pääste sõnum meie keskele astunud, Jeesus on saanud meie vennaks, tema lihaks saamine, inimeseks saamine on isegi julgen öelda käega katsutav märk meie jaoks. Aga teisest küljest me elame ju ka sellises ajastus, kus meil on nii-öelda eskatoloogiline mõõde või tulevikku vaatav mõõde, kus me ootame Kristuse tagasitulekut, taastulekut, kus ta ilma takistusteta kehtestab oma tahte, oma riigi, oma kohaloleku. Ja selles pinges me kahtlemata elame. Kui sa küsid, kumba on kerge märgata, kas seda, mida ei ole või seda, mis juba on, siis ma ei tea, kuidas teistel inimestel, ma ei tea, kuidas sinul on, aga minu jaoks on raske märgata seda, mis juba on. See võib-olla tuleb nagu sellisest inimlikust loomusest, võib-olla see tuleb mingisugusest niisugusest põhjamaisest natuurist või on see üldinimlik, et sa märkad ikka seda, mis on puudulik, seda, mis on vilets, seda, mis ei teostu. Seda, mis võib-olla on purunenud ja samas märgata selle juures seda, mida Jumal tõeliselt teeb, olla selle eest tänulik, sõnastada seda, austada teda selle eest ja näha, et me elame protsessis. Sinu tahtmine sündigu, sinu riik tulgu, ta on tulemas. See ei ole nii, et mitte midagi praegu ei toimu ja siis ühel hetkel oleks tore, kui ta tuleks. Vaid tegelikult ta on tulemas, see kõik juba liigub, see juba teostub ja märgata nagu seda inimeste eludes, märgata seda kristlikus koguduse elus, isegi kui kogudus ka ei ole ideaalne ega veatu ega eksimatu. Aga minu vastus oleks ikka see, et sõnastada seda, rõõmustada sellest, vaimustuda ja innustada teisi ka sellest, mis juba teostub. On raskem kui seda märgata, mis on nagu tume ja teostumata veel. Et see on meil ilmselt kõigile õppimise koht ka, et me õpiksime nägema neid Jumala riigi märke ja neid siis ka esile tooma ja võib-olla on meie käes ka neid kasvatada tegelikult, eks ole. Aga kui me räägime sellest, et me palvetame ja Jeesus õpetab meid palvetama, et Jumala tahe sünniks, siis me sellega tunnistame ka ju Jumala suveräänsust, eks ole. Aga samas on inimesel ka vaba tahe. Et kuidas need kaks asja nagu kokku käivad ja kas see palve meile avab selles osas midagi? Jah, ma arvan, et selles palves on see pinge olemas, kui ma palvetan sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal, siis ühest küljest ma palvetajana tunnistan Jumala kõikvõimsust ja suveräänsust.
ma tunnistan seda, et tõesti temal on kõik meelevald taevas ja maa peal, tema ongi valitseja. Ja teisest küljest tunnistan ma ka seda, et minu elus, selles ühiskonnas, kus ma olen, on takistusi selle päriselt teostumisel, et see on veel protsessis, see on veel tulemas. Kristuse taastulek, tema nähtav takistusteta täielik kuningriik on veel tulemas. Et see on mingis mõttes nagu selle pinge jaatamine, selle pinge tunnistamine, aga teatavasti selles pinges ja pingeseisundis mõnikord sünnivad ka väga head asjad, sellepärast et me õpime iseennast palju paremini tundma. See on muidugi suur Jumala saladus minu meelest, et ta on otsustanud ennast piirata inimese tahtega. Ja minul ei ole ja ma arvan, et ega vist ei ole ka teistel vastust sellele küsimusele, miks ta niiviisi teeb, välja arvatud see, et me võiksime aimata, et ta teeb seda sellepärast, et ta soovib, et inimene õpib teda vaba tahtega armastama. Sest mis armastus see oleks, mis vastus see oleks Jumalale, tema headuse, tema lunastuse, tema pääste eest, kui see oleks sunnitud, kui see oleks käsu peale, kui meil ei olekski valikuvõimalust. Aga kui on tõeline valikuvõimalus, siis peab olema ka valede valikuvõimute võimalus. Siis peab olema ka see, et tõmmatakse piir. Nii nagu Jeesus oma elus seda ka koges. Oli neid, kes teda rõõmuga vastu võtsid ja oli neid, kes ta risti lõid. Nii et me saame ütelda tegelikult, et Jumal piirab iseennast oma armastuse pärast. Mulle tundub nii, et me peame seda niiviisi ütlema. Minul teist vastust ei ole. Kui kellegi on parem vastus, ma hea meelega kuulan ja õpin sellest. Minul ei ole. nii et aga millistes, me juba natuke rääkisime, sa viitasid andestamisele, et kus sa näed Jumala riiki nagu teostumas on see, kui üks inimene andestab teisele. Et mis need igapäevased olukorrad veel on, kus me tegelikult nagu näeme, et Jumala riik teostub, see saab nähtavaks, see saab otse kui käega katsutavaks meie jaoks. Kas sa oma koguduse või oma pere keskelt oskad tuua veel mingeid näiteid? Mulle näib, et see, kui inimene annab oma parima, on Jumala riiklik. Jeesus on ise andnud eeskuju. Ta on läinud pikema tee, kui keegi võiks nõuda temalt. Ta on andnud oma elu. Ja kui keegi teeb rohkem, kui hädapärast on tarvis, kas või töö juures, siis ma arvan, et see on Jumala riiklik. See on midagi niisugust, mis räägib Jumala heldusest, lahkusest, headusest. Kui keegi sõlmib katkenud sidemed, loobub näiteks kadedusest või kättemaksust, siis ma arvan, et see on midagi niisugust, mida Jumal on ka teinud ja mis iseloomustab Jumala riiki, mis iseloomustab Jumala valitsusvõimu ja tema lähedal olekut. Nii et ma arvan, et need asjad hakkavad nagu väga praktiliselt oma päris elus teostuma ja kuju võtma. Tahaks muidugi, et võtaks need asjad kuju ka struktuursemalt, ühiskonnas laiemalt. Just. Ma nagu selle juurde tahtsingi tulla, et me nagu räägime sellest sellises isiklikus ja koguduslikus kontekstis, aga kas me kuidagi nagu võiksime ka ühiskonnas seda tähele panna ja võib-olla hoopiski väljaspool sellist kristlikku konteksti või koguduslikku konteksti ja kas need asjad kuidagi toimivad ka ilma kristlaste osaluseta, et kas Jumala riiki võib kuidagi ära tunda ka seal, kus tegelikult kristlased nagu ei toimetagi? No ma arvan, et me võiksime proovida mõne näite otsida ja jäsku sina ka saad mõne näite tuua, sellepärast et sul on niisugust rahvusvahelist mõõdet ja haaret. Aga esimene asi, mis minule tuleb meelde, on see, kuidas omaaegne USA president Jimmy Carter tegutses. Kõrge vanuseni ehitas ta hooneid, maju nendele inimestele, kellel ei olnud majanduslikku võimalust selleks. Võttis ise haamri kätte ja sae kätte ja tegi seda. Või rajas organisatsiooni, mis teatud haiguste vastu võitles.
kuigi antud puhul on näide tõesti kristlasega, kes ta oli baptisti koguduse liige ja kõik nii edasi. Aga igal pool, kus niisuguseid näiteid, mis ületavad võib-olla sellise individuaalse üksikinimese mõõtme, millel on potentsiaal või on võimalus vähemasti suuremalt tegutseda, ma arvan, et need on tähelepanuväärsed. Ja ma usun ka, ma olen sinuga väga nõus ja võib-olla kui ma tooksin omalt poolt ka mõne näite, siis minu jaoks on ikka olnud väga-väga julgustav ja innustav näha seda, kuidas Ukraina kogudused on selles sõjaolukorras käitunud. Jällegi, eks ole, kristlikud kogudused, aga see, kuidas nad on vastu võtnud inimesi, neid aidanud, neile maja soojaks kütnud, süüa andnud, lasknud telefone laadida ja seda kuidagi sellisest heast tahtest ja sellest, mida Jumal on neile andnud, nad jagavad nagu oma kogukonnaga, et minu jaoks selles väga koledas kriisis ja koledas konfliktis tegelikult Jumala riik ilmub ja mul on hea meel, et nad ise ka seda tunnistavad, ütlevad, et see sõda on tegelikult meile õnnistuseks tulnud, et me oleme ise õppinud, kuidas teenida teisi, kui me oleme olnud selles olukorras, et ilmselt Jumala riik ilmub ka sellistes väga kriitilistes ja kriisikolletes. Ma oleksin väga ettevaatlik ütlema, et sõda on õnnistuseks, aga ma saan aru, mida sa mõtled ja selles mõttes ma olen sinuga nõus, et kui see tähendab seda, et raskustes võib tekkida hoopis teistsugune solidaarsus kui headel aegadel. Raskustes ja kriisides ja ohtudes korraga võib Jumal astuda niiviisi lähedale, et me peegeldame tema riiklikku, Jumala riiklikku tegelikkust, siis ma olen väga nõus. No küll on tore, et sa vähemalt millegagi nõus oled. aga me räägime siin, et me palvetame seda, et Jumala tahe sünniks. Räägime siis veidi sellest ka, et kuidas siis ära tunda, mis on Jumala tahe. Sest ega see ei pruugi olla see, mida meie tahame, et kuidas me tunneme ära, et Jumala tahe sünnib. Ma tuleksin võib-olla selle juurde tagasi, millega me alustasime, et Jumala tahe on kindlasti pääste, vabanemine, andestus, uue alguse võimalus. See, mida me näeme Jeesuse Kristuse tegevuses, on kindlasti Jeesus Kristus on kehastunud Jumala tahe, võiksime isegi niiviisi öelda, ja tema tegevuse kaudu me seda näeme. Aga vabakoguduslikus kontekstis me ju mõtleme Jumala tahtest ja see ei ole iseendast vale niisuguses individuaalses kontekstis, et kuidas mina oma elus võiksin Jumala tahet teostada. Kas ma peaksin selle inimesega abielluma või teise inimesega abielluma? Kas ma peaksin seda asja õppima või hoopis midagi muud õppima? Kas ma peaksin sinna töökohale minema või kuhugi mujale? Ja ma saan aru, et see võib muutuda ka niisuguseks neurootiliseks ja ma arvan, et kristlus ja kristlik usk ei ole niisugune neurootiline, et ma kogu aeg muretsen, et kas minna number 18 bussi peale või number 36 bussi peale, et kumb see Jumala tahe nüüd on. Ma arvan, et see ei ole see, millest see palve räägib. Aga kindlasti võib ka oma elu otsustes ja ristteedel ikkagi küsida, et kus on siin see tee, et ma liiguksin sinu tahtes, kuigi Jumal suudab ka korrigeerida pärast, et me ei ole nagu fataalseid samme ei astu. Ja siin tavaliselt öeldakse ju seda, et muidugi palveta. Loomulikult Jumala vaim annab, siin ei ole kahtlustki. Kui me suhtleme temaga, loomulikult püha kiri annab meile suuniseid. Kuigi see ei tähenda seda, et ma võtan näppu alt siit kohe ja niiviisi hakkan kohe siit. Nii, aga sa saad aru, eks ole, me mõlemad saame. Kas ma pastori juurde võin ka tulla? Loomulikult võid pastori juurde ka tulla. Jah, et aitaks mul nagu ära tunda seda Jumala tahet oma elus, jah. Sest sina oled pastor, ma usun, et sul on neid inimesi, kellel sa oled aidata. Ja pole ka kahtlust, et mõnikord on mõnel inimesel ka niisugune äratundmise vaim või nagu ka prohvetlik sõnum kellelegi ütelda. Isegi kui seda tuleb läbi katsuda, aga see on täiesti ju kristlikus kogukonnas ja Jumala ja tegevuses. Tuleb vaadata, kus uksed lahti on ja kus uksed kinni on. Kindlasti need asjad on olulised. Aga võib-olla, et me ei peaks nagu liiga tegelema sellega minu meelest,
ja vaidle mulle vastu, kui sa tahad. Vaidle. Me ei peaks liiga tegelema sellega, et me muretseme kogu aeg selle pärast, et kas ma nagu üle Jumala õla tema konspekti saan piiluda, et mis seal minu kohta kirjas on, et ma siis selle järgi teeksin. Aga ta ei näita ka nii hästi seda meile, vaid ta tahab, et me kasvaksime usus täiskasvanuks, et me langetaksime otsuseid oma elus ja tajuksime seda, kus kohas tema vaim liigub. Mitte, et me nagu neurootiliselt iga tähte ja iga sammu nagu suure murega peaksime siis astuma. Pigem õpetab ta meile seda, kes ta on. Abielus juhtub seda väga tihti, kas ei ole? Kas just väga tihti, aga mõnedes abieludes juhtub, ütleme nii. Ja sõprade vahel juhtub seda, et sa õpid teist inimest tundma. Ja sa ei pea nagu iga detaili kooskõlastama. Sest kui sa abielus või sõprade vahel pead iga detaili kooskõlastama, kas ma poes võin selle asja osta või ei või, siis oleks nagu perevägivald peaaegu, kas pole. Aga kui teie vahel on usaldus, olgu sõpruses, olgu abielus, olgu perekonnaliikmete vahel, siis on sul õigus langetada otsuseid, sest sa oled selle perekonna või abikaasa puhul oma abikaasa isiksust tundma õppinud. Sa tead, mida ta ootab, sa tead, kes ta on. Ja sul on vabadus astuda samme ja ma arvan, et Jumal ootab seda, et me saaksime täieks meheks, kuidas on nagu täiskasvanulikuks, Efesuse kirjas on see tekst olemas, usu mõõtu mööda, Kristuse täisea mõõtu mööda, et me oleme teda niiviisi tundma õppinud, et me astume neid samme sellepärast nii, et me teda teame ja tunneme. Muidugi see on teekond, ega see ei ole, et ma ühel päeval ütlen, et nüüd mul see asi on nüüd käpas ja nüüd ma tean, kuidas see asi käib. Ma pean seda suhet hoidma, ma pean kogu aeg nagu selles elama. Aga ma arvan, et kuskilt siit ma otsiks vastust sellele küsimusele. Et pigem on see nagu raamistik ja suund, kui need pisikesed detailid. Jah, kuigi ma arvan, et kristlased võivad tuua ka mitmeid näiteid ja need on väga toredad näited ja need on lugupidamist väärivad näited, et mingisugustes väga konkreetsetes sammudes on nad leidnud vastuse ka väga konkreetsetele asjadele, mida teha ja kuidas tegutseda. No aitäh, minul on küll olnud see jutuajamine väga valgustav, et mõtled nagu jälle uuesti nendele asjadele ja sügavamalt ja ma arvan, et kui ma nüüd järgmine kord palvetan seda palvet, siis ma mõtlen meie jutuajamisele ka ja tuletan neid asju meelde ja kindlasti see on mul olnud abiks. Aitäh sulle, Toivo! Aitäh, Helle! Ma lõppu ütleksin ühe asja veel. Ma arvan, et seda palvet paludes on veel üks asi, mis on väga tähtis. Mitte ainult see, mida ma teen või kuidas ma käitun, vaid mis on Jumala tahe selle kohta, missuguseks inimeseks ma peaksin kujunema. Võib-olla seda palvet paludes tuleks küsida, Jumal, missugune on sinu tahe, kelleks ma peaksin saama, missuguseks inimeseks ma peaksin kujunema järgmise aasta jooksul või järgmiste kuude jooksul. Ja see on ka Jumala tahte küsimus. Ja kui sa nüüd selle küsimuse nõndaviisi esitad, siis las ma põrgatan selle sulle tagasi siia lõpu tsitaadiks sulle. Milliseks inimeseks sa arvad, et Jumal tahab, et sa saaksid? No pidin ma nüüd seda siia lõppu tooma veel, sest see on raske küsimus. Sest ma maadlen ise ka sellega ja esitan Jumalale ja esitan ka iseendale seda küsimust. Aga võib-olla, et selle tarkusega, mis mul täna on, selle vestluse ajal on, ütleksin ma niiviisi. Ma tahaksin olla niisugune inimene, kes on õnnistuseks järgmistele põlvkondadele, noorematele. Ma olen juba selles eas, et ma mõtlen nagu sellistes kategooriates. Aitäh, no minu meelest see on väga ilus mõte, millega lõpetada ja mina tahaksin ka saada samasuguseks inimeseks. Nii et me võime siis koos palvetada seda palvet. Aitäh sulle, Toivo! Aitäh, Helle!